Tšau sõbrad ja me teeme täna midagi, mida mult on väga kaua küsitud, mida ma ei ole tegelikult jaganud, aga see retsept on mul olnud, ma ei tea mitu aastat juba täpselt samasugune. Ja täna me teeme siis Red Velvetit ehk siis punast sametkooki. Ja see on tõesti üks selline biskviit, mis mulle täiega maitseb. Ja kuigi tundub, et sinna läheb täiega palju asju sisse, siis kui sa pärast seda maitsed, siis see maitse on nii hästi tasakaalus, et sa pead seda kindlasti proovima. On ju? Aga võtame kohe siis miksrikausi. Ma panen miksrikaussi endale toasooja või ja siia lisan kohe suhkru peale. Suhkrut läheb päris palju ära, seda tähele panen. Ja paneme kohe miksri vahustama. Samal ajal kui mikser meil vahustab, proovib seda kõike võid ilusti kreemiaks saada, siis samal ajal ma juba võtan teise kausi. Ma sõelun siia sisse jahu, kakao, sooda ja soola. Ma lasen selle läbi sõela, et ilusti ta ära õhutada. Siis ma lasen ta vispliga veel üle, et mõnusad kõik koostisosad oleks ühtlaselt segunenud ja siis ta jääb kõrvale. Nii, või on meil siin mõnusalt juba segunenud. Ma hakkan siia lisama mune. Ma lisan ükshaaval munad siia. Ja näed, vaata kui kreemiseks see läheb. Vaat selle kohta ma ütlen, see on seksikas. See on tõesti väga ilus tähendab. Ja, tahtsin ilus öelda. Aga lähme edasi. Ma panen siia munad sisse. Munad on sees. Nüüd me paneme siia keefiri. See on põhimõtteliselt jällegi toasoe keefir. Nii. Ja siis ta võib praegu natukene naljakas välja näha. Sa näed, tal on natukene selline tükiline. Aga see tuleb täitsa sellest, et siin on või sees, aga usu mind, me paneme jahu siia sisse ja kõik läheb täiesti korda. Nii, ja siis paneme pool jahus siia sisse. Ja paneme uuesti segama. Ja nüüd ma tõmban kausiservad ka veel korraks alla, et ilusti kõik saaks seguneda. Nii, ja nüüd kui meil on kausiservad allapoole tõmmatud, mis teeb Red Velvetist Red Velveti, tegelikult toiduvärv. Nii et paneme sisse. Nii, ja punase toiduvärvi doseerimine mul on alati see, et ma ei pane mitte mingi ühiku järgi, sest kõik toiduvärvid on natuke erinevad, sellepärast ma sulle ka ette ei ütle, nii et vaata silma järgi. Küll aga ma ütlen sulle ära, kes teab mul neid telesaateaegu, siis mina kunagi kasutasin ainult keeltoiduvärvi ja ma olengi tegelikult keeltoiduvärvi kogu aeg kasutanud. Ja kui mulle öeldi, et pulbertoiduvärv toimib täpselt samamoodi, ta ei muuda mitte midagi, pane nii palju kui tahad, siis pärast saadet tegelikult tuli välja, et pulbertoiduvärvidel enamus pulbertoiduvärvidel, nagu ka sellel, mis ma kasutasin, oli sool nii-öelda põhikoostises. Nii et kui sa kasutad pulbertoiduvärvi, siis ole hästi ettevaatlik, et sa seda liigsoolaseks ei teeks. Mina küll soovitan alati keeltoiduvärvi kasutada, et sügavat punast tooni saada. Aga paneme ta siis viimast korda miksrisse. Ja kui näed, et kuule, natuke ele on, sa võid alati natukene juurde panna. Kuna see on äärmiselt suur kook, siis siia läheb ka päris korralikult toiduvärvi. Nii, ja nüüd on põhimõtteliselt valmis meil. Ma väga palju toiduvärvi ei taha siia juurde panna, sellepärast et
mingid piirid on ikkagi toiduvärvil ka ees, on ju, et antud toiduvärvil näiteks on 6 grammi sisuliselt 1 kilogrammi kohta, et maitsetest. Väga hea. Ja üks asi, mis me nüüd veel paneme, on vanilja. Mina kasutan vaniljakauna seemneid. Sa võid nad ka tegelikult koos suhkruga panna, aga ma ütlen ausalt, et seal ei ole väga vahet, millal sa paned. Ja selle ülejäänud vaniljikauna ma panen purki tagasi ja tegelikult mina kodus kasutan kõik ära. Aga kas teie tahate ka näha, kuidas mina seda osa kasutan või mis sellest edasi saab? Või mis siis saab näiteks, kui vaniljakaun on ära kuivanud, oled teinud lahti kogemata ja ära ei kasuta, mis siis saab? Anna mulle teada kommentaarides, kas sa tahad teada, mis sellest saab ja ma näitan sulle väga geniaalseid viise, kuidas sa saad vaniljakauna ära kasutada. Aga segame nüüd selle siia ilusti sisse ära. Kõik kausiservad ka uuesti üle. Ja siis taigen valmis. Ja nüüd ma jaotan taigna võrdselt siia pannidele ära. Ahi on mul 180 kraadi juures pöördõhuga ja ma saan mõlemad koogid korraga sinna sisse panna. Küpseb umbes 30–35 minutit. Vahepeal siis veel kontrollime tikuga üle, et kas on ikka nii nagu peab. Et kui ta enam tiku külge väga kinni ei jää, ehk siis ta ei ole siuke taignane, siis ta on juba küpsen. Et natuke siukseid väikseid narmaid võib sinna jääda, siis ta on tegelikult päris hea. Aga kui ta mitte midagi sulle sinna tiku külge ei jää, no siis on ikka kuiv, mis kuiv. Nii, ja nüüd nad on tegelikult sisuliselt võrdselt ära jaotatud. Kui sina ei tea, kuidas see võrdselt jaotatud on, siis ma soovitan sulle enne kausi ära kaaluda ja siis pärast tee taigen sellest lihtsalt pooleks. Mina tean, et minul keskmiselt läheb siuke 800–850 grammi. Oleneb nüüd sellest, kui suur on mingi muna või mis koostisosa või võib-olla midagi läks natuke rohkem, midagi vähem. Aga selle teed sina ise endal kodus selgeks, on ju. Et kõigil on koostisosad natuke erinevad. Ma natuke tasandan ka teda. Ja siis viskame ahju. Nii, 30 minutit on möödas, vaatame vahepeal, kuidas tal läheb. That's just perfect. Issand. Alumisel ei olnud teleskoopi. Nii, see on natuke veel toores. Kuigi pöördõuga. Okei, naljakas. Võtame ülemise välja. Oih. Ja paneme jahutusrestile. See jääb veel natukeseks ahju. Nii, ja paneme rätiku peale siis. No nii, meie koogikesed on jahtunud siin parasjagu ja me peaksime kreemi ka tegema. Kreemi jaoks on tegelikult mitu erinevat viisi. Mina teen lihtsalt või ja toorjuustuga, saab eriti hea ja kreemine. Ja lisaks ma teen väikse niisutusvedeliku ka siia. Ma teen kohe alguses niisutusvedeliku valmis, sellepärast, et sellega läheb kõige kauem aega, sest suhkur peab seal sulama. Mul on siin juba tegelikult suhkur sisse pandud ja nüüd pigistame sidrunist mahla välja. Ja et ta liiga hapu ei oleks, ma panen siia natukene vett ka. Ja ongi valmis. Meenutab kindlasti natukene mu sidruni limonaadi, aga sinna läks ikka palju rohkem sidruneid, on ju? Nii, aga meil on siis 2 asja vaja veel ära teha. Meil on vaja kook lahti lõigata ja meil on vaja kreem teha.
kuna kreemi tegemine võtab natukene aega, siis ma alustan sellest. Kõigepealt ma võtan kausi, ma panen siia toasoe või ja tuhksuhkru ja vaniljesuhkru. Nüüd see on hästi oluline, et ma vahustan ta enne ilusti ära, et siin on ilusti kreem ja svaht, et võitükid pärast hiljem seal toorjustus sees nii-öelda tervena ei oleks. Siis on meil ilus hea põhi, millega edasi töötada. Samal ajal, kui see meil siin mikserdab, hakkame meie juba lõikama Red Velveti põhjasid lahti. Kõigepealt ma lõikan selle pealmise nii-öelda kumerakihi pealt ära ja siis ma jagan põhja täpselt pooleks ja niimoodi mõlema põhjaga, et ma saaksin ilusalt 4 võrdset kihti. Ja siis saame hakata juba vaikselt kokku laduma. Vahepeal meie või on ilusti kreemiaks läinud keskelt, aga servadest ka natukene teda uuesti siia sisse segada. Ja siis uuesti korraks. Ja paneme toorjuustu sisse. Ja need koogiservad, mis siin tegelikult alles jäid, nendega sa võid teha ükskõik, mis sa tahad. Sa võid panna neid koogi peale, sa võid nendest teha eraldi magustoitu, ehk siis kasutad näiteks, ma ei tea, teed mingi kreemi, muussi, pane näiteks rabarberi vahule. Et valikuid on ju tegelikult palju, et katseta, leia ja ma ütlen ausalt, et lapsed söövad selle niisama ka ära, et sellepärast üldse muretsema ei pea, et see alles jääks või midagi, kui sa seda just ise kogemata rumala peaga juba ära ei visanud. Ideaalne. Nii, hakkame kooki kokku panema. Nüüd ma võtan endale kohe midagi, mis mul on nõudepesumasinas. See on mu kõige parem spaatel, millega ma saan kõike teha. Aga enne kui me üldse alustame, siis enne kui koogipõhi siia alla läheb, ma panen alati väikse törtsu toorjuustu siia põhja juba. Nüüd sa vaatad, et issand jumal, Rauno on imelik määrib kuskile aluse peale toorjuustus sooda oleme. Aga sellel on point. See point on see, et see kook ära ei libiseks. Aitab koogi libisemist vältida. Nii, alustame kohe põhjast. Ma võtan alati põhja niimoodi, et ma saaksin kõige ilusama põhja. Kõige ilusama põhja ma saan ühe koogi põhjast alati. Ehk siis ma võtan siit selle pannikese ära. Kui mahlane. Ma tahaks praegu seda paberit lakkuda. Jumala eest ma ei hakka seda paberit lakkuma. Aga see läheb meil koogi põhja. Nii. Siia peale toorjuustukreem. Sa näed, kui ilus ja vahuline see on. Nii, ja nüüd meil on kook ilusti kaetud. Näeb siuke suht nunnu naked stiilis välja. Ja kõige viimane asi, mis me siia peale lihtsalt paneme, ongi marjad. Ja minu meelest suvel kõige parem asi, mida üldse kasutada saab, ongi ju sisuliselt ainult värsked marjad. Et ongi erinevas stiilis, ükskõik mida sa tahad panna, pane nii palju kui tahad. Oih, juba marjad panevad ajama, teavad, mis neid ees ootab. Kuigi ideaalis ma ütlen kohe ära, et pigem oleks see, et mina teen koogi eelmisel päeval valmis. Näiteks, et kui mul oleks täna vaja, siis ma panen ta juba, kreemi panen näiteks eile peale ja siis täna hakkaksin alles nii-öelda kaunistama. Et siis ma saan vajadusel veel kreemi siluda, vajadusel muid asju teha ja kook oleks hästi mahlane.
mandlilaastud veel peale. Ja nüüd, kui sa mõtled, et issand jumal, aga see on nii sarnane sellele küpsise tordile, mis ma Fiannaga koos tegin, siis tead, mis ma sulle ütlen või? Kookide kaunistused võiksid olla ikkagi hooajalised. Kui mul on kasutada nii palju värskeid marju, siis ma isegi ei näe põhjust, miks ma peaksin panema midagi muud siia peale üldse. Kindlasti naudi seda kooki ikkagi mõistuse piires, sest nagu sa nägid, siia läks omajagu head ja paremad sisse ja katseta, proovi ja kindlasti saada mulle ka pilte. Vahet ei ole, kas siis Instagramis, Facebooki grupis või ma ei tea. Või anna kodulehel mulle tagasisidet. Või siin samas kommentaarides. On ju? Aga proovime siis järgi. Väga hea. Obviously. Kas ma julgen selle välja võtta või? Öelge teie mulle. Tulge eile meile. Issand. Appi. Kõik kukub. Appi. Üks tükk jäi sisse. No ei ole hullu. Kohe näha, et samet kook on ja laguneb laiali. Ma kujutan ette, kui hea see oleks, kui see saaks veel ööpäeva jagu külmkapis olla. Davai, proovi järgi. Anna mulle teada, kuidas sulle maitseb ja näeme juba varsti jälle. On ju? Tšau!